Mulle kõrval vaatab. Väga tore. Ärge hoidke taga üle, hoidsige ette poole palju! Käes! Löö! Hea! Väga hea! Ole praegu! Hästi kõik! Praegu striimi läheb, ei? Jaha. Tule! Kaasa! Vaste vastu! Sai liikuma! Ette poole, hästi! Teed ära! Ei tee vigasest! Kätte ei saa, tuleb! Kuule. Esimene ära on sündinud mängust, sest siis omavahel on koos valitsusminister Esko Venemaa ja eelse üksalvära Elementmaster, kes on avanud ka Marko Küllajaani löögist kooli ja läinud mängu juhtima. Need esimesed paar minutit pigem on lennuvate kepi all. Ma seda tunnistan, et kuna pole monitori, siis pole ka kellaaega. Nii et oma käekella pealt üritame siis siin silma peal hoida, mis toimub. Kööber nüüd lükkab ilusasti Ruusalule, kes otsib sealt teisest nurgast tõuseb kuuset taga. Aga siiski ebatäpselt, natukene ette läks see pass. Aga nüüd üksalväär on päralt tulemas. Vabrit nüüd. Ette tsooni, aga ei leia see omasid ning läheb ametivend koondise väravast Markus Lukuga. Ja kui räägib üldse tänavust loomest, siis rannajalgpalli meistriliiga saab oma avapaugu küll praegu, aga oli juba paar nädalat tagasi, 25. mai see, kui Tallinnas vaatame Truusalu löök, ei, läheb natukene üle jalakoitist sealt liiva pealt sellise, liiva vabaduse märke, et need siin igale poole ikkagi lendab. Nii et tasub rannas rohkem peale lüüa, aga need löögid võivad ka alati nii-öelda soosiva võrku võtta, aga ka mitte soosiva. Praegu oli siis vastupidine Kuuse, ei ole, see on Lepik näitab ilusat tehnikat. Nüüd leiab Kuuse üles, saab jätkata ka ja Tammo löök. Ja tuleb ära sealt. Tammo löök oli vist, mulle tundus, et see läks kellest see pall ikkagi oma väravasse läks, see selleks. Väravalt igatahes tuli ja 1-1 siis Augu Renemaat viigistas selle mängusöö siin praegu. Aga kui ma juba enne selle superkarika teema püstitasin, siis Kakumäe Heiven rannaareenil siis jah, 25. mai superkarikas välja mängiti. Augu Renemaat valitseva Eesti meistrina, seal pidi vastamisi minema Nõmme Olipetiga ja võitsid. Said oma esimese karika sealt kätte, 5-3 võidu said Nõmme Olipeti üle. Ja kui praegu siin Taavi Tammo oli see, kes siis meistriliigas nende esimese värama nii-öelda sepistas, siis ka seal superkarika mängus Tammo 2 tabamust enda nimele sai, lisaks veel Nõmmiko, Lepik ja Markus Lukk. Rannajalgpallis need väravvahi tabamused ei ole midagi erakordselt, harukordselt, neid ikka aeg-ajalt läheb nende kauglöökidega, nii et jah, vaatame, kas ka sel korral siin
tegemist on ainult esimese mänguga tänasel päeval. Thunder Hacker Nõmme Olipet 13:30 veel väljakule tulemas ja 15:15 näitame Augur Enemati uuesti, kes tulevad väljakus Saue vastu. Nüüd Juha siin jätab küll kõrvale, Lepik keerab, teeb pöördavalt löögi ka ja veereb ikkagi väravasse, veereb see Lepiku löök väravasse. No praegu räägime jälle sellest liiva peal olevast õnnelikust põrkest, et ei olnud Joel Vabrit üks jalg väravas väga valmis, et see löök sinna veereda tuleb ja no ranna peal võib see pall võtta selle ripsu. Praegu oli õnnelik rips selles suhtes. Ja ikkagi 2-1 nüüd siis Augur Enemat juhtima on läinud seda kohtumist. Taavi Tammo ja Sander Lepik, need tavamused. Marko Kiiganen siis üks jalg värav, Element Masteri, see nimi jätkuvalt vajab harjumist, poolt selle värava avavärava autoriks ja Kiiganen tagasi väljakul ka hetkel siis Markus Lukile survet avaldamas kergelt. Juha nüüd võtab Kiiganen palli ära, vaatame mida vanameister teeb, lükkab lihtsalt kannaga auti, sattus natuke surve alla, ei olnud kaaslastest abi ja võtame selle paar sekundit hingetõmbaega. Juha nüüd siis otsib kaaslasi, jõuab see ka kohale sinna. Nõmmik oli, ei, vabandust, ja need numbrid siin annab kohmida ilma korduskaadrita. Nüüd siin Vidembriti löök, aga see ei olnud täpne. Lepikule ette tsooni, aga ei saa Lepik palli omaks ja üks jalg värav nüüd omakorda proovimas rünnakule minna. Munskind on ta seal raskustes praegu Anissimovi vastu ja lähebki, Anissimov võtab palli üks jalg väraval tagasi, paneb selle kiiresti jala keskel, aga ei jõudnud see pall Kiigajaneli. Pöial oli muidugi kaptenil püsti, hea mõte praegu välja ei tulnud, aga proovime edasi. Nüüd Munskind siit paremalt äärelt Anissimovi vastu ja vilistatakse viga selles olukorras. Ei ole Anissimov sellega rahul, aga midagi pole teha. See oli alast sees. Ja Rasmus Munskinil siis nüüd suurepärane võimalus. Augur Enemati eduseis 2 värava peale viia. 2-1 hetkel nüüd juhtimus on ja vaatame, kas Rasmus Munskind suudab Joel Vabrit üle mängida või mitte. Liivatorn on igatahes valmis joonistatud ja pall sinna peale asetatud. Sammud ilusasti ka ära mõõdetud, nii et Munskind parema jalaga, Joel Vabrit ja ilusasti üles lati alla Joel Vabritil. Seal mingit võimalust ja on 3-1 siis Augur Enemat läinud seda kohtumist juba juhtima ja kui alguses tundus, et esimesed paar minutit oli pigem üks jalgvärava domineerimisel läinud, siis no ei ole midagi teha, praegu on juba 3-1 olukord vastupidine. Vaatame, mis sõjaplaani nüüd siis Element Master välja mõtleb selles olukorras. Kiiga on nüüd tõstmas seal, Vidembrit on kohe valmis õhust lööma, number 27 ja mängitakse hoopis lahti, jõuab see pall ka Anissimovile, aga see jätkud senderdus seal õunapuu suunas ei olnud kõige täpsem ja Augur Enemat tagant alustamas läheb sinna ette, aga ei hakka Ingeborg Teever sellele pallile järele jooksma. Jah, kõik uued ja nüüd rannajalgpalli huvilised, tõesti vana murujalgpalli internatsionaal siis Ingeborg Teever juba aastaid mängimas ka rannajalgpalli. Eelmisel aastal krooniti siis ka meistriks ju Augur Enematiga, nii et siin teda näha saab, on neid mehi veel. Nõmme Olipeti ridades näiteks Aleksander Zahharov ju samuti endine koos. Nüüd Teever siin ilusasti läbi saamas on, aga võtab ära Vabrit selle palli. Suurepärane tõrje Vabritilt, muidugi olukord jätkumas on ja see oli napp. Ei tea, kas Leo Kuuse nüüd üritas ikkagi sööta või lüüa sealt olukorrast, aga lõpptulemus on see, et ikkagi 3-1 mänguseis jätkuvalt Augur Enemati poolt vaadates ja mäng siis jätkub. Vabrit nüüd ette tsooni viskamas, leiab omasid ja sealt jätkabki. Ilusasti jätkab ja kas on number 19 Renek Õunapuu. Tõepoolest. Vabriti lahti visesis maandus täpselt Õunapuu pea peale ja 3-2.
mäng on taas tekkinud väikene pinge, aga selliseid õnnestumisi peab üksjalg värava meeskonnal ikka väga-väga palju tulema. Kõlab natukene ülekohtselt nende suunas, aga nii hetkel see olukord on. Ja nüüd vaatame, mis kohe vastu sepitatakse. Taavi Tammo valmis palli ette tõstma ja kas mängitakse lahti või Teever otse õhust lööb. Kolmene müür on tal vastas ja mängitakse ääre peal lahti. Ei jõua Kuuse selle pallini ja teeb seal hoopis Anissimo vastu vea tagant järele. Vea tegi Leo Kuuse. Augur Enemat siis valitseva meistri ja karikavõitjana osales siin suve alguses ka Portugalis Nazares toimunud eurosarja alagrupi turniiril. Kõige paremini neil seal ei läinud, selles suhtes 3 mängu pidasid, alagrupis viimase koha said, 3 kaotust. Mängisid seal Lissaboni Sportinguga, kellelt saadi 3-8 sugeda. Seal tuli väga hea löök Anissimovilt, aga Lukk ikkagi püüab kindlalt selle palli ette tsooni, aga Vabrit püüab selle. Aga see just ei saa sest euromängust jätkuda, siin kordamööda väravaid loogivad pikki palju ohtlikusse tsoonidesse, aga eurosarja siis jah, Lissaboni Sportingult tuli võtta 3-8 kaotus Enematilt, seejärel läksid venelaste Deltaga vastamisi. Seal mindi juhtima, aga seejärel saadi 7 endale järjest sisse ja lõpuks 4-7 siis kaotati. Ja nüüd ohtlikus olukorras seal see oli Marko Truusalu, kes seal selle vea tegi. Ei, see oli Leo Kuuse, läheb ka kollast kaartida. Werner Laaneots siis see, kelle vastu viga tehti ja nüüd Laaneots siis saab hakata ka... Laaneots on siis see, kes saab ka alustada liivakuhja ehitamist, palli sinna peale asetada ja seejärel Markus Lukki lahti murdma seal väravas. Ei ole see lihtne ülesanne, aga 2 korda juba õnnestunud on selles mängus, nii et ka mitte midagi liiga utoopilist ja Werner Laaneots on oma palli peaaegu valmis sättinud. Tuleb veel tee puhtaks teha, et palli ühtegi ebavajalikku ripset või põrget sealt maast ei võtta ja nüüd kohtunikku Viljan Kõland ja Laaneots. Ei olnud üldse halb löök, ei olnud üldse halb löök. Aga Lukk on ikkagi see, kes võtab selle palli ära ja nüüd vaatame, mida sealt nurgalöögist tehakse. Ette posti, aga esimene katse nurjus, vaatame, kuidas tuleb teine pall. Mängitakse lahti. Teever seal ja näitab kohtunikud, et kõik oli määrustepärane. Nüüd tuleb esimene käärlöögi üritus ka, aga ei tabanud praegu õigesti palli seal. Ja nüüd tuleb juba kaitsetööd teha, sellepärast et seal üksjalgvärava mehed igale poole lippamas olid. No Marko Truusal on nüüd paremalt äärelt, aga see löök oli natukene optimistlik isegi ranna kohta. Ja nüüd siis vilistatakse viga ikkagi, et Truusalu seal rikkus reegleid Envar Lautari vastu. Aga jah, see eurosari, mida ma jätkuvalt siin lõpetada ei saa, kui venelaste Deltalt saadi 4-7, siis pärast seda alagrupi viimases mängus mingi vastava Bulgaaria klubi Spartakuga ja sealt 3-9 kaotus, nii et jah, 3 kaotust järjest tuli. Väravate vahe siis 10-26 3 mängu peale. Ei olnud võib-olla kõige parem ja kõige ideaalsem käimine Portugalis, aga oma taset sai kontrollida ikkagi, ütleme, Euroopa tippudega selles suhtes alati väärt ja tugevad mängud, mis sind karastavad ja paremaks teevad. Nüüd Lauter kaugelt lööb, Lukk on raskustes, aga ikkagi püüab selle lahti jäänud palli tagant järele, aga natukene ebakindel võib-olla, et ei olnud ju kõige keerulisem löök ja enam-vähem mugava kõrguse pealt ka, et otse püüda nüüd siit paremalt äärelt ja noh, nii lihtne see ranna jalgpall ongi. Rasmus Munskin lööb oma teise, Augur Enemati 4. ja 4-2 siis. 4-2. Augur Enemat seda kohtumist juhtima on asunud. Giga on nüüd palli juures, jätab selle. Lauter sai üritada, aga takerdus see pall Augur Enemati mängijatesse. Lauter nüüd uuesti palliga. Maksim Novikom aga ei saanud ta palli õigesti omaks ja nüüd jah, Augur Enemat või tulemas, seal on Juha lükkab tagasi Lukile.
aga see pass ei leia nüüd omasid. Ja niisiis, see oli, vabandust, kõrvalväljaku vile. Siin paralleelselt toimub ka esiliiga mängud kõrvalväljakul. Korraks tundus, et esimene periood on ikkagi juba lõppenud, aga natukene ennatlik järeldus see oli. Lukk nüüd vaatamas, mõtlemas, kas lööb ise peale, ikkagi söödab Juha. On Nõmmiku keskel, aga selle asemel, et see pall väravasse lüüa, otsustas Nõmmik hoopis kaitsetööd hakata seal tegema. Ideaalne võimalus oleks peaaegu isegi võib-olla tagumikuga selle palli sealt saanud väravasse lüüa, aga tahtis natukene ilusamat šedöövrit teha, nagu näiteks seda siin, nii et kui ei saa lihtsalt, siis saab raskelt. Ja Rauno Nõmmiko 5-2 siis Augur Enemat juhtima läheb ja tõepoolest, kui enne võib-olla väga lihtsalt see värav saada, siis ütleme ausalt, see nii-öelda kauglejak oli ju palju uhkem sooritus. Kiiga nüüd vahelduseks jätab Lauterile selle lahti mängimise kohustuse, vaatame, kas Kiiga ise tahab kaugelt üritada, ilmselt nii tehakse, õhku seda palli talle mängitakse ja Kiiga proovib, aga see läheb nüüd tubli 2,5-3 meetrit üle värava, üle isegi selle turvavõrgu, nii et palli võis tal jälle natukene lippamist Kuulsaali poole siin Pärnu rannas seda palli ära tuua. Väga hästi ette tsooni, aga ei saa Nõmmiku seda palli jätta seal praegu. Nüüd Lepik, aga see löök takerdub üks jalg värva mängijatesse. Ette tsooni lihtsalt üritas lukku üle kavaldada seal. Kas see oli Lauter, jah, aga natukene ebatäpne. Juha, kas võtab üks-ühele ette või mängib lukile tagasi? Nõmmiku tuleb vastu, Juhaga koos mängitakse kokku ja Juha ikkagi kaugelt. Nähes, et kaitse tuleb peale, üritas lüüa, aga Lauteri jalg. No nii, esimene kolmandik on lõppenud ja 5-2 Augur Enemat valitseb Eesti meister seda mängu juhtimas ja mõne hetke pärast oleme tagasi, senikaua saame nautida tantsutüdrukuid või ilusaid klippe. Optibet, põnevate elamiste kodu. Optibet, rohkem kui mäng. Ja, Eesti rannajalgpalli tantsutüdrukud. Ja rinnas käimas on siis esimene mäng Eesti rannajalgpalli hooajal 2019. Rannajalgpalli on mängitud kui mitte meistriliigas, ehk siis meil on toimunud superkarikas ja selle võitja SK Augur Enemat. Ehk SK Augur Enemat, valitsev Eesti meister on juhtinud mängu Eestial täna vastu 5-2.
nii, oleme siin pildiga ja heliga tagasi, loodetavasti. Ja nüüd Käärlöögi võimalus, aga ei õnnestu see Lepiku löök nii hästi, et seal ohustada Vabriti väravat. Paar vahetust on ka toimunud. Augu Lenevat on Rauno Rahniku siis selleks perioodiks väravasse pannud. Ja kui nüüd tundub, et ka Taavi Tamm on üks jalg värava poolt väravasse läinud. Praegu siin mängijad on ees, aga jah. Sellised muudatused siis selleks perioodiks ja 5-2 eduseisust. Augu Lenevat jätkamas. Taavi Tamm nüüd palli mängu panemas, üritab Nõmmikut endale peale meelitada. No, ja saab lüüa, on Giganil võimalus, aga no seal äkki oleks pidanud, kuna kaitsjad olid ikkagi väga kaugel selle palli omaks võtma ja siis üritama Rahnikut üle mängida, üritas kannaga ja lükkas selle palli ära söönda. Juha nüüd saab trikitama hakata. Nõmmikol seal üritab Käärlööki, see ei tule välja nüüd pöördelt, aga see on Tammele lihtne pall püüda. Ei saa seal nüüd pallile pihta ja saab jätkata Albert Anissimov, aga ebatäpselt ja taas Rahnik lihtsalt Nõmmiku kaudu seda palli mängu panemas on. Munskin nüüd tõusmas, on löögi koht, läheb virutama ka ja niimoodi see kübaratripp tuleb. Rasmus Munskind ja kübaratrikk ja 6-2 eduseis siis valitseva Eesti meistri Augu Renevati seaks ja kui eelmisel hooajal Augu Renevat 50 punkti kodus, üks jalg värab 19, siis no ütleme nii, et samas taktis, samas rütmis liigutakse ka praegu, et see taseme vahe nende kahe meeskonna vahel pigem kipub olema väga-väga selge. Järgmine mäng Thunder Hackeri ja Nõmme Oliveti vahel, mis 13:30 hakkab. See tundub natukene lootust andum see seis. 2 võrdsemat meeskonda mullu lõpetas ikka võrdsete punktide peal. Nii et saab olema näha. Tammo nüüd lükkab Rahnikule tagasi. Rahnik tuleb ilusasti alast välja, et kohtunikud siin sekundid lugema ei hakkaks. Kõrvale Truusalu. Kohtunik uuesti käsi püsti, aga Rahnik kavalasti tuleb välja nüüd kõksimise peale ja siit tuleb üldiselt löök. Ei, lükkab kõrvale Truusalu. Ettetsooni Teever saab palli omaks. Nüüd oleks vaja jätkata kellelegi. Starudub. Aga kaotab lõpuks palli ja läheb temast endasse üle otsajoone, nii et Taavi Tamm üks jalg värava poole palli mängu panemas. Natukene ohtlikult seal mängitakse, Augu Renemat ikkagi ei suuda sealt midagi liiga teravat tekitada ja tuleb nii-öelda teise lainena hakata teiselt äärelt tulema. Truusalu. Tammo, üks värav Tammol juba kirjas. Augu Renevati esimene, aga nii, Starudub. Sealt nurgast vist löögil ei saa minna, tuleb Tammo kaudu tagasi mängida, just nimelt Teeveri peale. Teever üritas Tammoga kokku mängida, aga pall takerdus liiva kinni. Nüüd väga hästi saab tulla, aga Maksim Novikumi üritus oli optimistlik. Tahtis niimoodi taha posti minna filigraanselt tõstma, aga rannas läks seda jalga liiga palju sinna palli alla ja pall tõusis kõrgele, kaugele. No, Tammel nüüd natukene tegemist, et see Starodobi löök kätte saada, aga lõpuks ikkagi oma kinnastest seda nahkera saab ja palli omanikuks jäi. Novikov, kes üritab uuesti teist korda kaugelt, jäi tagasi. Tamm. Midembritile. Aga see pall läheb nüüd liiga ette. Aga no õnnega pooleks ikkagi jätkavalt. Nüüd Rahnik tuleb väga kindlalt välja. Novikov lükkab tagasi Tammele. Hakkavad tagant jälle ehitama, üks jalg värava mehed. Starodov on tõusmisruumi küll, kas läheb ka löögile? Võtab hoo maha ja lükkab Truusalule.
Tammo. Teeveri peale, aga ei jõua vanameister sinna ja Taavi Tamm võtab koondisesse jalad selle palli endale. Novikov nüüd vasakul äärel, ees on mehi küll, aga ei jõua see pall siin õunapooli noolimas, üks värav kirjas ja Ott Pidembrit, teine mees siin ründefaasis hetkel, aga nüüd Starodubil on ruumi küll, aga üritas seal kavalalt, Hatško tegi Novikovile ära, aga Hatško'st punkte ei anta. Noh, samas 6-2 ju seis on, nii et vahepeal võib ka ilunumbrit pakkuda, mitte ainult väravaid. Nüüd Novikov kaugelt lööb ja no Rahnik natukene pudistab, aga kuna kedagi lähedust ei olnud, siis kõik oli kontrolli all ja nii täpselt see plaanitud oligi. Natukene närvikõdiga fännidele. Munskin nüüd rahustamas mängu. Rahnik. Ja läheb kõksimise peale, kaugelt üritab ise lüüa, ei tulnud sellest midagi välja, lüüakse üksal värava kaitsjate poolt ilusasti klaariks see pall. Nüüd lõikab vahelt seal Juha, aga läheb natukene pikalt ja nurgalipu juurde peab minema, sealt saavad küll keskele selle palli antud, aga ei leia see omasid, Lepik oli seal noolimas. No nüüd Juha muidu kesküllikku kaitsetööd tegemas ja Rahnik ilusasti püüab veel selle palli, nii et olukord likvideeritud ja pigem läheme kiiresti rünnakule, seal oli Lepikul tekkimas võimalus, aga ei saanud piisavalt tugevalt seda palli suunatud, nii et Tamm püüab. Ja no nüüd väidetakse, et alast väljas. See sööd vastu võeti, no üks seal värava mehed liiga palju ei protesteeri, kuigi Tamme nägu oli küll selline, et tema selle otsusega ei nõustu, aga nüüd Munskins siis. 3 värava autor Rasmus Munskind hetkel karistuslööki lööma minemas on. Rasmus Munskind on see mees, kes asub lööma. Ja Taavi Tamm tõrjub. Taavi Tammelt tõrje kirja, ei saanud Munskind oma 4. Augur Enemat oma 7. Aga nüüd nad jätkavad selle otsimist siis nurgalöögist, mida Munskind ise andma läks. Kiiga on eeskujulikult eespostis. Valvel olekus seismas katmas seda. Nüüd läheb Lepiku peale, saab ka peaga suunata Lepik, aga üle värava ja näidatakse väravalööki sellest olukorrast. Lauter nüüd ei saanud palli omaks ja Juha viskab rahuliku Munskindile. Natukene nurgalipu juures ärevust, aga ikkagi kaotab Augur Enemat palli. Nüüd üks värav ei saa ikkagi rünnakule tulema, Nissimov kaotab selle palli ja lähebki Augur Enematil üle nüüd Nõmmikult täiesti vaba, aga nüüd hakkab konksutama, üritas parem, aga sealt lüüa ei saanud. Lepik nüüd läheb aktsiooni ja vilistati viga selles olukorras Lepikule. No väga kaugelt nüüd siis Envar Lauter on see, kes saab peaaegu oma värava eest siis Rauno Rahniku tegutsemist Augur Enemati väravas kontrollida. Isiklikult panustaksin pigem sellele, et on 2 varianti, kas see pall läheb mööda maad või lendab täielikult taevasse. Mängitakse hoopis lahti siin, aga see ei jõua avadeni. Oli Rain Randma selleni küll minemas, aga ei läinud, aga tundub, et Starudubist läks üle otsajoone, sest nurgalöök sealt tuli ja nüüd, aga ei saa ikkagi üks seal pärast midagi sellest olukorrast võetud. Juha juba ette seal tsoonis. Marten Mütt, aga jäi sealt avamus sündimata praegu. Tamm nüüd kaugelt, aga 2 meetrit väravast mööda, nii et Rahnik omakorda tema tsooni panemas pikka palli, aga ei ulatunud Truusalu selle nii.
no seal Mütt nüüd natukene käest sikutas Lauterit, aga viga ei vilistatud ja nüüd Truusalul jah, jällegi natukene, kui enne jäi kasvust puudu, siis nüüd jäi varba küünepikkusest puudu, et natukene pikaks see sööt läks. Üks jalg värav nüüd tulemas, kaugelt lööb Anissimovaga, aga ei saanud seda jõudu sinna lööki taha. 2-6 jätkuvalt siis üks jalg värava poolt. Kaotusseis vaadates läksid seda kohtumist ju Kiigajana väravast juhtima, nüüd Mütt seal saab mütata ka liiva sees mõnuga, üks löök tuli, see blokeeriti, teine ka nüüd blokeeriti ja nüüd Kiigajanel võimalus ilusasti konksutab, on ees kamraadid, aga jaa, lükkab palli out'i, sest oma mees seal pikali tundub, et kas on Albert Anissimov, kes seal Mütiga mütates natukene haiget sai. Varbad ilmselt kokku käisid. Ja nüüd Taavi Tamm saab kollase kaardi sellest olukorrast. Marko Kiigaja. Seletamise eest ilmselt see Taavi Tammele läks, korra oli väike segadus, teadvus ta ütles, et Marko Kiigajanele, no kui läks temale, siis palun jälle minagi vabandust, et ei ole jätkuvalt seda monitori meil siin, mis lubaks korduspilti vaadata, seega üle vahetusmeeste pead ma seda olukorda kiikama pidin. Ei olnud kõige parem vaatepilt, aga vaatame nüüd. Saab lüüa ja võtab sealt rikošette ka see pall, aga ei lähe randma üritus väravasse, nurgalöök tuleb, sest Müti põlvesse üle otsajoone läks. Aga see läks otsa Rahnikule. Nüüd omakorda minemas ja Stardubi jõu jätab Mütile. Aga sealt olukorrast vot ei näe nüüd mitte midagi siit kommentaatori puldist, täpselt kõik telgid ja vahetusmehed on ees. Aga õnneks midagi olulist ei juhtunud, tundub, rahulikult mängitakse pall väravvahi kaudu välja, nii et 6-2 jätkuvalt seis. Teine periood käimas, OpTibet rannajalgpalli meistriliiga esimesest mängust siin Pärnu rannaareenil. Tamm nüüd palliga. Lihtsalt ette tsooni, on seal Kiigajan isegi rindamas, ei saa Rahnik kohe palli kätte, aga nüüd teisel katsel Staradub ilusasti teda julgestamas ka oli ja väga hea pass, no nüüd kas mängitakse üle lihtsalt ja no Taavi Tamma seal hakkab nõudma küll, et palli käe alla kinni ja mida kõike veel, aga no tegelikult ole lihtsalt mees ja löö varem see pall ära, et sul oli ikkagi aega, maa ja ilm ka iluväravat teha, ka jõuga lüüa, ka varba kõksakat teha, et kõik variandid olid olemas, lihtsalt hakkas üle mõtlema ja liiga ilustama seda asja, aga noh, 6-2 eduseis, Tammal endal värav kirjas ka. Anname andeks, Mütt nüüd. Ei saa pöördab töögile ja Kiigajan rünnakule tulemas. Sealt olukorrast nüüd vilistatakse viga. Truusalu on see, kes lööma saab minna. Tundub, et Lauter oli patustajaks, nii et vaatame, kas Truusalu saab oma esimese. Tema oli ühtegi kirjas ei ole, kõigi tiimikaaslastel siin juba kamba peale 6 tükki olemas. Nende üle on saanud rõõmustada, aga isiklik rõõm on alati parem kui kollektiivne rõõm. Räägi, mis sa räägid. Meeskonna on tore võita, aga kui see võiduvärava lööd, on veel parem tunne. Nii et Truusalu nüüd. Samme mõõtmas ja lööma minemas. Palun väga! Kamraadid on saanud rõõmustada, nüüd saab ka Truusalu rõõmustada selle üle, et jalg valge. Ja 7-2 siis Augur Enevat juhtima läinud on. No, tahan ikka panna Taavi Tamme arvele selle väravat ikkagi väga tema peale see löök lendas, tõrje ju sai teha, aga lihtsalt ütleme tõrjus väravasse, ega see mingit ilustama kuidagi seda olukorda ei pea. Natukene kindlamalt, väga palju kindlamalt oleks pidanud seda olukorda mängima, aga mis seal ikka? 2-7. Sellel perioodil ju ainult, mis see siis on? Juba enda lugemine sassis ka selle koha pealt vähem ikkagi sisse lastud kui esimesel perioodil, selles suhtes on olukord natukene parem kui Joel Vabritel, kes see väravas enne oli. Aga nüüd vaatame, ei saa, ei jõua see pall
üldse omadeni praegu siin ei mõistnud Werner Laaneots seda, mida kamraadid tahtsid alas teha. Mänguvälist informatsiooni ka natuke, nüüd on seal hea võimalus, aga nüüd on Tamm valves. Nüüd Munskind aktsioonis mängib alasse keskele. Lepik lükkab Juhale tagasi. Juha tagasi, ei jõua see Munskind, Lepik ise lendamas on sinna Tammele sisse ja tundub, et sai haiget ise selles olukorras, kui ta Tammele põlves selge lendas, selles suhtes ütleme, oleks loogilisem variant isegi vastupidine olnud. Nüüd Rahnik lükkab palli auti igaks juhuks, et Lepik saaks natukene tähelepanu. Tundub, et see mäng Ingemar Teeverit rohkem me platsil ei näe. Võttis ta siin oma kodinad vahepeal ja astus vahetusmeeste pingilt minema. Lehvitas sõpradele, ei tea, kas see oli nüüd ainult selle perioodi jaoks või üldse näiteks terveks mänguks või terveks päevaks. Varavat ju Teever veel kirja ei saanud, tõsi, 10 minutit sai mütata küll. Hoiame neid uudistega kursis, kui need tulema peaksid, aga hetkel tõepoolest mees siis kõrvalplatsile pikk dress seljas läks. Meie mängijatele meile. Üks jalgpärav siis viisakalt annab palli tagasi ja Rahnik taas mängu alustab 7-2 eduseisus siin siis Optibet Ranna jalgpalli meistriliiga avamäng. Ja nüüd Nõmmika jõuab pallini, aga värava joonelt väga hästi tuleb Noviko selle palli ära. Viimase mehena oli jäinud Taavi Tamme julgestama ja kasulik. Sealt olukorrast hetkel päästis selle olukorra täielikult ära. Rahnik nüüd kiirelt ette, sest aega lõppemas. Nüüd Novikov teist korda saab seal proovida. No võt, seepärast tulebki pall kiirelt ette lüüa, sellepärast et väravad niimoodi sünnivad. Joosep Juha siis see mees, kes lööb enda esimese, Augur Enemati 8. Kui see ei olnud Juha, siis vabandan, ei olnud seda kõike jällegi näha siit. Aga noh, värav on tõsiasi. Seda ma ei vaidlusta. Nii et laseme nüüd selle 1-2 sekundit veel ära olla ja 8-2 eduseisus siis Augur Enemat. Seda perioodi lõpetamas. Jaa, täpselt oligi. Sekund oli veel jäänud, nii et 8-2. See seis ja vaatame, mis toivad järgmised minutid. Head inimesed, taas kord palume vastu võtta meie tantsutüdrukud. Optibet, rohkem kui mäng. Los tiene fuerte bailando y se baila así. Veel kord suur tänu, Ranna jalgpalli tantsutüdrukud. Optibet, põnevate elamiste kodu. Optibet, rohkem kui mäng. Otsustav periood, ehk siis kolmas periood siin ja omavahel on koos valitsus Eesti meister SK Augur Enemat ning vastas F1 värav Element Master, Veiditani nime muutnud, või siis õigemini toetajad muutnud ja
ühtlasi siis ka võib öelda, et no nii, kolmas periood algamas, Augur Enevat 8-2 juhtimas. Viimaseks perioodiks taas nii-öelda põhiväravahi Markus Lukk siis Augur Enemati poolelt ja Joel Vabrit. väravahid, kes alustasid vastavalt siis SK. Üks seal värava Element Masteri poolt väljakul, nii et vaatame, Joel Vabrit on kuidas siin väravahid viimast perioodi mängamas. juhtimas SK Augur Enevat. Lautar nüüd vasakul äärel saab palli. on alustanud meistrile kohaselt. Hea löök, aga Lukk on eespostis valdius. Löök siia algusesse. Kuuse nüüd palliga. Rahulikult ehitamas. Kaugelt, aga läheb üle turvavõrkude. Vesiliiga meeskondades Santeki ja Nii et Vabrit palli mängu panemas. selleks, et protokolli täita. Lautarile, Mütt tuleb atakeerima. Üritab ette võtta, no ja vilistatakse viga sellest olukorrast Lautaril, nii et Mütt saab alust harjutada karistuslöögi oskusi siit paremalt äärelt, küljejoone juurelt. Liiva kuhjamine juba käib seal torni ehitamiseks. Kohtunik palub kõikidel mängijatel pallist tahapoole minna, kuna karistuslöök toimub ründetsoonist. Nii et vaatame, kas Martin Mütt suudab Joel Vabriti üle mängida või mitte. 8 korda on juba üksjal väravavahte üle mängitud, nii et Mütt nüüd löömas. Aga see lendab kõrgelt kaarelt peaaegu ka üle nende luidete, mis siin Pärnu rannas on. Nüüd ette kohe Vabrit üritas kiirelt avada. Aga see pall liiga ohtlikuks jõudnud. Jällegi pall on täpselt sealt tsoonis, mida siit telgist kommentaatori putkast ei näe. Jääb see teiste telkide, Augur Enevati vahetusmehe telkide ja nende meeste taha varju. Nii et loodame, et midagi liiga ohtlikku ei sünni. Väravat ma näen, seda ma saan teile kinnitada, nii et kui löök tuleb, siis vähemalt lukitõrjet. Kui see peaks tulema või väravat, seda ma näen, seda ma saan kinnitada. Teie peaksite nägema paremat pildi natukene. Monitori jätkuvalt siin laua peal täna kahjuks ei ole. Nii et Lukk nüüd jah tõrjub selle palli. Nüüd Kiigajan seal natukene provotseerivalt läks olukorda sisse. 8-2 olukorras võiks olla natukene rohkem aumehelikkust, aga noh, mis seal ikka. Sport on sport, ega tegelikult on tegemist väga toreda mehega. Lihtsalt kes meist ikka kaotada armastaks. Lukk nüüd vaatamas, kellele palli annab, Tammole. Tammol üks värav kirjas. Lukul ei ole veel. Kas tema tahab nüüd kaugelt üritada? Ei ole, see on mingi üllatus ranna jalgpallis. Ikka mängitakse palli talle tagasi, nüüd lendab hirmsooga, Nissamov talle peale, aga nüüd ei saa olla halb sööt. Ja kas tuleb ära? Ja tuleb ära. Envar Lautar on see, kes lööb. Värava karistab selle hooletuse väga hästi ära. Pool väravat kirjutada julgelt Albert Anissimovi nimele, kes selle vahelt lõike tegi. Seal natukene ütlemist nüüd veel paari mehe vahel. Taavi Tammo ja Lautar ütlemist natukene siin eelmises olukorras. See on see, mis mul telgivarju jäi, nii et kahjuks ei tea seda diskussiooni põhjust või alget. Kiigajan rahustamas kaptenina seal oma kamraade ja 8-3 mänguseis. Circa 10 minutit ju peaks olema veel seda mängu mängida, nii et vaatame, mis siin viimane periood meile veel toob. Nüüd Mütt ja see lendab taas üle nende luidete ilusasti Pärnu mere poole. Pallipoisid putt järele enne, kui pall merre jõuab. Nii et mänguseis 8-3. Viimast perioodi siis mõtteliselt au üks jalgvärav juhtimas ju, 1-0 tänu Lautari väravale. Nüüd vaatame, mida Vabrit teeb. Ette tsooni, leiab seal kamraadi ka, aga ei olnud see jätkusööt nüüd Randma poolt täpselt. Aga Lautar pilutab niimoodi teise otsa ja natukene ju pinget isegi tekib. On ta nüüd kunstlik või mitte, aga kui 2 minutit tagasi oli seis 8-2, siis nüüd on 8-4. See oleks muidugi täiesti müstiline tagasitulek üks jalgvärav Element Masteri poolt, kui nad tõepoolest sellest august valitseva meistri vastu ju samamoodi välja tuleksid, aga vaatame.
mis siit veel tuleb? Taavi Tammo jätkuvalt tige selle ühe olukorra peale, kohtunikega siin natukene ütlemist ja sõnadust on, vahetusmeeste pingil väga rahutu. Aga vaatame, hetkel võeti pingile ja nüüd rahulikumad mehed väljakul, pea külmana hoida ja vaja tekitada. Nõmmiko ilusasti jätkab ja ei saa Lepik seda palli väravast lüüa, kuldne võimalus Lepikul, aga no ranna võlud ja valud jällegi. See põrge oli paar sentimeetrit valele poole ja liivakünkast valele poole posti, see pall veerema läks. Lepik nüüd kaitsetööd tegemas. Lauterid on seda blokeerimas, aga midagi sellest ei tule nüüd ette tsooni. Nõmmiko, aga blokeeritakse see praegu Randma poolt ja hoitakse ka pall mängus. Jah, kohtunik näitab, et pall ei ületanud otsajoont. Kiiganel võimalus, aga Lukk tõrjub selle palli. Kas on nüüd jätkupall Lauter pusimas? Suudab jätkata, Anissiimovi löök ei tule välja, nüüd Lauter ega ta siin tagantjärele ikkagi jõuab Juhale määruste pärast ette, aga nüüd Lepik ja olemas. Kui Lepik enne ei löön, siis Lepik nüüd lööb, oma teine, 9-4. Augur Enemat siis väga jõuliselt ennast kehtestamas. Augur Enemat kohe avamängus siin tuurid täisvõimusel tööle paneb, 9 väravat. Tulnud Rasmus Munskindi arvel 3, Lepiku arvel 2, lisaks veel Joosep Juha, Rauno Nõmmiku, Taavi Tammo ja Marko Truusalu. Praegu seda tabamusrõõmu siin tunda saanud. Ott Midembrit nüüd mängib lahti, aga sealt otselöök ei tule, nüüd kaugelt üritab ja ei olnud üldse halb löök tegelikult. Ei olnud üldse halb löök, kas oli Rene Kõunapuu, kes paremalt äärelt seda üritas. Oli see Novikov. Aga noh, see nurgalöök lendas nüüd kõrgelt kaugelt üle kõikide meeste peade, nii et niimoodi see vahe ei vähene. Element Masteri poolt vaadates. Lukk nüüd võtab palli kätte ja rahustab natuke mängu. Jõuliselt läheb selle aktsiooni praegu Juha vastu Werner Laaneotsaga, aga jääb kaotajaks. Augur Enemat ehitamas, Munskind palliga. Nõmmikule kõrvale. Juha kaotab palli. Kas nüüd kaugelt lööb peale? Jah, aga see õunapuu üritus Luku väravale ohtu ei kujuta. No, Taavi Tammo nüüd taas platsile tuleb Munskindi asemel, loodame, et mees on natukene rahunenud ja ka autorid ka praegu platsil ei ole, nii et 2 kukke ei tohiks vastamisi platsil minna. Nüüd kaugelt saab Nõmmiku proovida, aga mõned meetrid väravast mööda. Ja Vabrit mängu paljamas palli. Lukk ilusasti tuleb vahele, päästab selle olukorra ära. Midembrit nüüd on võimalus lüüa ka, aga läheb 2 mehe vahele. Ja pusib 3 mehe vahel ja ei saa ikkagi läbi. Juba korraks tundus, et ikkagi poeb kõigist läbi, aga siiski mitte. Munskind. Lukule tagasi. Ja no, Lukk lööb ise peale. Ja milline rikošett sealt Nõmmiku jalast, aga no, õnn oli seekord siis üks jalg värava poolt. Siis hea tõrje vastase värava all. Nii, Õunapuu nüüd jätab kõrvale. Saab palli tagasi ka värava ees suurepäraselt ja tuleb ära. Rene Kõunapuu lööb enda teise ja 9-5 mänguseis. No, sel perioodil ju üks jalg värava Element Masteril juba 3 tabamust, Lauteril 2 ja Õunapuu nüüd pisas oma teise. Marko Kiiga on siis ka veel üks jalg värava poolt skoori teinud, nii et väravaid me näeme 14 tükki selles mängus juba tulnud on ja vaatame, kas jõuame ka ilusama numbrini. 15 oleks palju ilusam ja noh, 10-5 oleks ju ka väga tore skoor. Vaatame, mis siit sünnib. Lepik. Ette tsooni, aga ei saa Munskind palli omaks. Vabrit nüüd tuleb tsoonist välja palliga. Jätab Midembritile. Teisele äärele. Novikov kaugelt peale, aga ei olnud liiga tugev lööki väravast mööda ka, nii et Lukk rahulikult võtab palli poistilt uue nahkera ja paneb selle mängu. Munskind tagant tsoonist Tammole.
rahulikult kõigutavad seda palli, tahavad, et üksalvärav natukene ülespoole tõuseks. Nüüd tekkis see võimalus, Lepikul jäeti see pall ja Lepik lööb ära. Sander Lepik, kolmas ja 10-5. Mänguseis Augu-Ränevati poolt vaadatuna kokku 15 väravat Optibeti rannajalgpalli meistriliiga avamängus siin Pärnu rannaareenil. Ei ole paha, ei ole üldse paha. Tõsi, mäng võiks olla natuke tasavägisem, aga mis teha? See mäng niimoodi on, üks jalg väravalt oligi natukene palju oodata, et nad suudaksid siin avamängus nüüd valitsevale meistrile liiga palju hambaid näidata, aga no kui nad mängu juhtima läksid, see oli juba meeldiv üllatus Marko Kiigani väravas. Nüüd siin ei saa, oli Enver Lauter väga lähedal praeguga. Ma ikkagi suunas selle palli väravast mööda, aga kui me räägime mängudest, siis 13-30. Sander Häkker ja Nõmme Olipet peaks olema väga-väga palju tasavägisem. Sama põnev kindlasti, aga just tasavägisem, et mullu ju meeskonnad lõpetasid teise ja kolmandana sama palju punkti, 35 punkti. Et mehed teavad, kuidas rannajalgpalli mängida, teavad ka need mehed, kes praegu, aga midagi pole teha. Tahtmine on taevalik, saamine natukene midagi muud. Noh, praegugi siin Starotubi löök näiteks, tahe oli väga hea, aga välja kukkus nagu alati. Ja nüüd siin kas vilistati, et Vabrit oli tsoonist väljas. Või oli sekundite reegel. Jah, Vabrit hoidis palli liiga enda käes. Nii et karistusveek, mida läheb lööma siis, kas see on Taavi Tammo seal palli taga, just. Taavi Tammo palli taga on. Ja Tammol 1 kirjas. Enematel 10 kirjas. Vaatame, kas need numbri muutud vastavalt 2 ja 11 peale. Meistriliigas aastal 2019 valitsev meister SK Augu-Rännevat versus FC1 jalgvärav. Ja Tammo löök, aga Vabrit hüüab selle palli. 10-5. Mäng toimub jälle seal nurgas, mida siit kommenteerida ei näe. Nüüd tuuakse välja, Midemrit lükkab tagasi Vabritile. Vabrit paremale äärele, Lauter saab ühest mööda, aga tuleb see Starodu kaitsesse appi ja niimoodi see pall Lauterilt ära võetakse. Luht nüüd vaatamas, kas on kiirelt võimalik avada, ei ole, rahulikult kutsub Kiigajani endale peale. Starodubil nüüd natukene ruumi paremal äärel, rahulikult mängitakse palli tagasi. Nüüd ette tsooni, Starodub, aga ei saa seda palli omaks. Starodub nüüd vasakul äärel, ikka surutakse seda palliga tagasi liikuma. Lähevad nüüd teist äärtpidi, siin on Truusal ootamas. Ja nüüd Mütt on keskel ja saab Mütt selle palli ka. 1, 2, 3 kõksu, 4 on taga, ilusasti käärlöök ja see on ranna jalgpalli võlu, mida te praegu nägite. Martin Mütt sai 3 korda endal ilusasti ette kõksuda ja ilusasti see käärlöök lõpuks sündis paari meetri pealt. Joel Vabritu selja taha see pall saadeti ja 11-5 on siis selle mängu skoor siin Pärnu rannaareenil. Avamäng täna 16 väravat esimeses mängus, oleks võinud ka hullemini minna. Nüüd üks jalg värav mängis määrust vastase palli lahti ja kohtunikud paluvad tegevust korrata. Lauter siis palli mängu panemas on. Kiiga on paremal äärele, Anissimo, aga ei tule sealt löögist midagi head praegu. Nii Lauteri peale, aga Juha segab teda nii palju, et pall läheb üle otsajoone, nii et Markus Lukk seda mängu panemas. Juha, Munskind, ruumi tõusta küll, lükkab Nõmmikole. Ees on Sander Lepik, 3 värava mees juba ootamas, Munskindil samuti 3 väravat kirjas.
ülejäänud mehed kõik ühe peal. Selles suhtes siin väga juurde tõusta vist ei ole. Nüüd Lepik ei suuda seda ikkagi Nõmmikule jätta, aga suudab palli tagasi võidelda ja Munskindile. Lauter üritab siin Nõmmikust mööda mängida, aga ei saa ja on sunnitud Vabritega tagasi mängima. Nõmmika taas peale tulemas on. Lihtsalt pani võitlusesse Vabrit selle palli ja õnnega pooleks ikkagi üks jalg väravale jäi. No vaata, mis seal nüüd tehakse, lukk läheb välja. Ja siit telgist jällegi midagi ei näe, aga noh, näe lukk tuleb palliga tagasi väljakule, nii et järelikult midagi liiga ohtlikku jällegi ei sündinud. Munskind lükkab tagasi. Kaugelt nüüd proovib lukka, aga see takrandub Lauteri jalgadest. Lauter saab oma neljanda, ei saa. Juha toetab tagasi selles olukorras ja lõikab selle palli vahelt ära. Muidu oleks Lauteril ilusasti seal tühja väravasse seda palli lükata. Enam-vähem sama nagu ta kolmas siin praegu kolmanda kolmandiku alguses sündis, kus ta ilusasti vahelt lõigatud palli üle Markus Lukku saatis ka põhimõtteliselt tühja väravasse. Nüüd siin Tammo proovib ette posti üllatada Vabritit, aga on goalkeeper valmis ja tõrjub selle palli nurgalöögiks. Tammo ise andmas nurgalööki, aga ei jõua Munskind sellele ja nüüd kas oli alast väljas? Tõepoolest, Lukk oli alast väljas, kui ta seda palli tõrjus. Kohtunikud selle fikseerivad. Ja see punane kaart on tõsiasi. Rauno Rahnik peab nüüd tema asemel platsile tulema. No, tegemist oli pigem instinktiivse liigutusega, et värapahina sa alati tahad palli tõrjuda, sa ei hakka mõtlema, kus sa oled. Et mänguseisult ilmselt oleks võinud ju rahulikult, kui selle tabamusel lastes sündida, kui sa väravat oled, sa ju automaatselt hakkad tõrjuma kõik lööke. Lukk ise ka liiga pettunud ei ole, siin pingi peal istub maha. Väravasuul vahetab välja siis Rauno Rahnik. Aga nüüd siis Rauno Rahnik väravasuul ja tema peab hakkama tõrjuma Albert Anissimovi lööki. Albert Anissimov. Anissimov nüüd lööb, aga üle värava. Ei suutnud seda olukorda nüüd üks jalg värava mehed ära kasutada ja 11-5 mänguskoor jätkuvalt. Rahnik nüüd tuleb. Jätab Munskindile. Võtab kätte ja ette tsooni. Ei jõua see omadeni. No õnnega pooleks nüüd jätkuvalt. Jätkuvalt see pall Augur Enematil püsib. Munskind nüüd Lepiku peale. Lepik saab palli kas pöördelt. Pääseb ka lööma. Midembrit kõvasti atakeeritakse teda ja nüüd no Munskind sellest olukorrast oleks võinud seda palli rohkem maas hoida, aga ei jäi värav sündimata. Munskindil kübaratrik kirjas, midagi liiga hullu ei ole, aga väravaid on alati tore lüüa. Nii, nüüd pääseb Lepik jooksma, aga tuleb Midembrit talle selga. Nüüd Lepik ikkagi ebaõnnestus see pöördelt töök praegu, et pöörde pealt Varbaga lükkas palli ära ja nüüd, kas nüüd Lepik tõepoolest, oi, kui napilt see pall. No ütleme nii, praegu oli siin rannaliiv valele poole kaldu, et paremates randades oleks see Lepik üritus isegi võib-olla väravasse veerenud, tõsi, siis oleks tegemist väga ainulaadse väravaga. Aga 11-5 on siis see seis, millega Augur Õnemat üks värab Element Masteri võitis juba 10 minuti pärast tulevad siin samas väljakule Thunder Hacker ja Nõmme Olipet, nii et oleme siis tagasi.